Tere veinisõbrad! Olete ehk jõudnud vaata vahel poodi veiniriivi ette ja jäänud nõutud seisma ja ei teagi, mida võtta, mida jätta, mis maitseb, mis mitte. Minu nimi on Kristjan Marquis, olen sommelier ja aitan teil täna veini valida. Suvel muutub meie toidulaud kergemaks ja sinna kõrvale sobivad ka kergemad veinid ja eelkõige just suksed mõnusad, värskendavad valged veinid. Meie veinisõprade seas on praegu eriti pead tõstmas trend Rieslingu viinamarjale. Oma koolitustel olen veinihuvilistelt kuulnud tihtipeale küsimust, et kuidas teha vahet kuival ja magusal Rieslingul. Saksamaal tehakse Rieslinguid väga mitmetes erinevates magusustastmetes. Sõna kabinett Rieslingu kõrval näitab, et tegemist on sukse kergema poolmagusama stiiliga, kus alkoholi on vähem ja tema puuviljane magusus annab veinile sukse iseloomu, mis sobib pigem iseseisvalt tarbimiseks või siis Aasia köögi tuliste maitsetega. Kui on peal termin klassik või trocken, siis on tegemist juba tunduvalt kuivema stiiliga, mis on kombinatsioon siis erksatest tsitrustest ja luuviljadest ja erksast happest. Saksamaal on veel terminid nagu spätlese ja austlese, neid võib leida nii kuivas kui magusas stiilis. Juhul, kui emmal kummal sõnal on juures sõna trocken, siis on tegu kuiva stiiliga. Ja kindlasti ka dessertveinid, mis on siis beerenaustlase, trocken beerenauslase ja Eiswein, mis on ideaalsed kaaslased juba kergemate dessertide kõrvale. Kindlasti suvel on siiamaani veel trend ka tarbida Pinot Grigiot. Ja vast üks huvitavamaid näiteid tuleb Põhja-Itaaliast Venetost, kus on osa viinamarju kuivatatud. Tegemist on siis Pinot Grigio ja Verduzzo seguga, kus Verduzzo viinamarju on eelnevalt kuivatatud mõningad nädalad, et anda veinile juurde siis komplekssust, lillelisust ja floraalsust. Saksamaalt tulev Grauburgunder on natukene kergem, delikaatsem ja rohkem sobilik iseseisvaks tarbimiseks või siis kergemate salatitega. Itaaliast tuleb veel üks väga tore suvine vein nimega Caavi, mis on valmistatud Cortese viinamarjast, mis on ideaalne meie jõgede ja järvede kergete valgete kaladega, mis on siis aurutatud või tervelt küpsetatud ja serveeritud siis vähekene happelisemas kastmes. Valgetest viinamarjadest enim kasutatud maailmas on Chardonnay. Ja Chardonnay nii-öelda tippveiniks peetakse Chablis, mis tuleb Prantsusmaalt. Ja Chablisi leiame mitmes erinevas stiilis ja kõige lihtsam neist on Petit Chablis, mille põllud on natukene eemal Chablis südamest, kus kohast tulevad siis kergemad, happelisemad, natukene lihtsamad valged veinid. Chablis peetakse ideaalseks kala- ja mereanni veiniks. Põhjus selles peitub tema pinnases ja kliimas. Kuna tegu on Burgundia põhjaosast tuleva veiniga, on kliima üpriski jahe ja sealne pinnas, mis on siis setteline ookeani pinnas, kus on hästi palju kivistunud koorikloomi ja teisi mereande, mis annavad veinile iseloomuliku soolakuse ja mineraalsuse. Valged veine serveeritakse ka jahutatult. Just selle jaoks, et tuleks esile nende värskus, puuviljasus ja happesus. Mida magusam vein on, seda külmem ta võiks olla. Näiteks kabinet Riesling võiks olla serveeritud kuskil 6-7 kraadi juures, kuid jällegi näiteks Chablis Premier Cru võiks olla serveeritud kuskil 10 kraadi juures. Ehk siis, mida kergem ja magusam vein on, seda külmemalt võiks seda nautida, mida täidlasem, vanem ja komplekssem vein on, seda soojemalt võiks seda nautida, et tuleks esile tema väärikus ja tema arengust tulenevad noodid. Kindlasti soovin teile häid veinielamusi ja palun tarbige mõõdukalt, et elamused oleks positiivsed.